Kas see on Pille in the house? Ma pean tegema see, ma ei tee nalja. Pille! Tule istu, kallis. Saad aru, ma sinu pärast reaalselt. Saad aru, mul on täna... Istu, kallis. Istu, kallis. Ma panen selle ära. Kas ma näen välja nagu mingi juurastrippar või? Veits. Aga kas ma panen mustad sukkad alla või? Ei. On ju, miks ei muidu põhjenda ära ka? Siis on üleni must võib-olla. Okay. Ma lähen reaalselt perekonnaõiguse eksamit tegema 2 tunni pärast, aga kui ma nägin seda pudelit ja ma kuulsin su häält. Ei, ma lähen teen ära selle. Nii, küsi midagi perekonnaõiguse kohta. Mis see on? Õigusharu, mis reguleerib varalisi suhteid, õiguseid ja kohustusi abikaasade vahel ja lastega. Ma panin täiesti suvalt, ma isegi ei tea. Aga ma arvan, et see on õige. Kõlab õigena või? Kõlab. Oi, paneme cheers! 1 pokaali. Palju õnne. See on see meie pokaal. Ma üle ja no ma lähen kooli pärast. Ega seal vast ei ole kellegi vahe. Kas hot girlsid käivad koolis või? Jaa. Ülikoolis või? Jaa. Miks? Sest... Kool on igav ju. Ongi, aga Tartu on just olla. On ju? Ühesõnaga, mulle meeldib, et meil on nagu täiesti ebatraditsiooniline algus, vaata. Aga ma ei viitsi ka mingi tere, kallid sõbrad, see on nüüd minu sõbranna, fa, on ju. Aga okei, veits peab seda tegema, et ühesõnaga, tema on Pille ja Pillega tutvusime siis Keidi kaudu või? Keidi kaudu. Long live Keidi, kahju, et see siin ei ole. Keidi ei julgenud tulla. Keidi kardab kaameraid. Mida see tähendab? Ma ei tea, ise on influkas. Sama, sa oled ka varsti influkas ju. See kuulus vastu. Mul on vaja seda Dysoni, seda puhastaja. Niimoodi saad kusjuures koostöödega. Ja mulle saad aru, ma pean sulle rääkima. Ma tegin just intervjuu, on ju. Meil on siin nagu järjestus täiesti lappes. Ja nagu ma olin reaalselt nagu... Ma olin mingi, istusin niimoodi, sest I forgot how to BSA nagu... See on täiesti suvamus. Sa vaatasid nagu nii ennast mingi terve aeg mingi peeglist ja tahtsid ennast. Literally don't care about me. Anyways, mis meid seob? Ma tegin sulle püsimeiki. Mis meid inimestena seob? Mennard trash on ju? Ja mehel ei ole väärtust. Nii, veel. Meestel ei ole väärtust. Nii. Me oleme targad, ilusad, andekad, humoorikad. Midagi veel või? Head inimesed. Tegelikult me oleme head inimesed. Oleme. Me võime olla nagu ülbed ja nõmedad vahepeal, aga süda on õiges kohas. Sama. Kas meestega peab ülbe olema või? Oleneb mehest. Ei pea, kellegagi ei pea ülbe olema tegelikult, aga täiesti nagu, kui ta on ülbe, siis ole ülbe vastu. Ma ise mõtlesin ka selle peale, et kas mehega olla ülbe. Vaata, üleüldiselt see kontseptsioon, et kas ma nüüd peaksin käituma temaga niimoodi, et saavutada mingisugune eesmärk. See on juba vale dünaamika. Nagu võtaks võib-olla hästi kokku, et mingi ole see, kes sa oled, on ju. Jaa, aga minu arust on nagu õiglane on see, et kui keegi mees su ellu tuleb, kes on sulle võõras, eks ju, et siis sa oledki alguses temaga nagu viisakas ja sul on nagu mingisugune mask on peal. Mitte ainult alguses, kogu aeg oled viisakas. Ja viisakas lõpuni veel lugupidav muidugi. See, kusjuures, mul hakkab perekonnaõigus meelde tulema. See on ka abikaasade ühine kohustus olla teineteise vastu lugupidav. Aga et see alguses on see nagu mask ja see lähebki nagu erinevate kogemuste ja ajapikku nagu maha. Või sa oled kohe algusest peale mingi, need on mu traumad, mingi, ma olen nendest suhetes saanud nii palju haiget. Manipuleerijad teevad seda. Meeste puhul eriti sa tunned ära, kui tegemist on nagu reaalselt sotsiopaadi ja manipuleerija, kui ta hakkab algusest peale kohe sulle kõiki oma perekonnasaladusi rääkima, enda saladusi, tema on haiget saanud siit ja sealt, kui ta hakkab sulle nagu kohe kõike nii südamest ära rääkima, siis see on selline manipuleeriv vorm, et siis sa näeksid, et ta usaldab sind. Mis tegelikult on täiesti vale, sa ei saa suva inimesel hakata kohe. Jaa, pluss teine, miks ta on oma traumades selles mõttes nagu kinni ja see on vale koht, võib-olla kunagi hiljem see nagu tuleb välja. Aga mingi 2 esimese nädala jooksul, kui ta hakkab sulle rääkima kõike puht südamlikult ära run. Pluss minu meelest natuke nagu kuidagi annab sellist nagu nõrkuse vaibi ka, et nagu mida sa siis lasid endale nii kaua nagu niimoodi teha või miks sa pole üle saanud sellest nagu? Miks sa räägid, et kõik su eksid hullud on? Sellest nagu reaalselt seda on küll käinud 10 korda läbi, et kõik su eksid on hullud ja selle vahega, et nagu
mul oli üks nagu tead küll on ju. Milline neist? Parim. No see oli samamoodi mingi, et... See viimane või? Või see praegune või? Pille, pala sai sina rohkem ei mõta rääsed. Ütegi pokaali. Ei, aga see, et kui nagu eksid on hullud. No kurat, ise ajas hulluks järelikult seda ju. Ongi, sest okei. Või samas teine asi, äkki on nii agraam. Päriselt mõtle, äkki on nii agraam, et see naine peabki välja mõtlema mingisuguseid X asju. Sest näiteks nagu ühe näite põhjal ma tean seda, et see naine rääkis mulle, et see mees on mingi täiega mingi hull ja mingi tegi seda ja mingi... Miks üldse ja siis tegelikult ise läks ikka tagasi seda juurde. Miks üldse mingi naine kirjutab oma eksi uuele kallimale? Et Never done that. Girl, what? Sa oled teinud seda kunagi või? Nalja teed või? I would rather die. Sellepärast, et see tibu ju screenib kõike, saadab kõikidele laiali selle. Mul on pärast piinlik ju. I would never do that. Sama. Ja just kõik purjus ma olen, ma ei tee siis ka sellised asju. Mida ma olen küll kunagi teinud siis, kui ma olin ka nagu, ma olin reaalselt kunagi see mingi good girl, vaata see, et mingi avan enda südame, mingi let's build together. Mul on nii piinlik. Ühe mehega ma olin reaalselt let's build together. Ütlesidki nii või? Bob the Builder oled või? Ma ei öelnud, ma näitasin seda oma tegevusest ja mul on ka nii piinlik nagu, sest mulle meeldib kõige rohkem, et sul on see pilt, vaata. I would never build a man. Yeah, I would never build a man. Never. Mis see tähendab? Räägime inimestele lahti, mida tähendab mehe pildimine. Kas mees peab olema sinust rikkam? Esimene küsimus. Jaa, peab. Sellepärast, et kui mina enda töös, enda elus näen nii palju vaeva, sa näed, ma olen kogu aeg tööl, ma tegelen kogu aeg tööga. Ja kui mehel on vähem raha kui mul, see on seda, et tal pole ambitsioone. Miks sul on vähem raha? Või teine asi, nagu ütleb tegelikult saagi, kui mees on vaene, siis ta on loll. Sest miks sa ei suuda välja mõelda, mida on ühiskonnas puudu, et sa siis pakud seda asja raha eest. Selle nimi ongi nagu reaalselt rikkus lahti võetud. Võib-olla aga kõik ei saa jällegi ettevõtjad olla, vaata. Ma ütlen ka alati, kõik ei saa ettevõtjad olla, aga sa võid olla ka kusagil korporatsioonis nagu kõrgemal kohal, aga jällegi kõik ei saa olla seal kõrgemal kohal. Aga samas ma ei taha neid, kes seal madalamal on. Aga keegi tahab. Ja aga see ongi fine. Ja see ongi fine. Minu meelest iga ühele oma nagu, et mina ei taha nagu. Mina ka ei taha. Sest ma ei suuda, et kui mu mees oleks... trammiga tööle. Sa räägu teda ei tööle konkreetsele inimesele. Loodan, ta saab aru. Aga miks korda läheb? Miks on vaja teda PSA podcastis avalikult paika panna? Sest ta ei tahtnud mind. Võtsid kõik mu kaardid käest ära, sest sa oled täiega see vend, nagu ma pean ütlema teile ausalt. Pille on see inimene, who calls me out on my bullshit. Niimoodi, et ma ise räägin nagu kõva häälega välja, et mingi ma teen selle otsuse selle pärast, surun maha seda, mis tegelikult nagu sisimas toimub. Ja Pille on see inimene, kes on nagu, sa oled nagu siuke vend, et sa tuled, võtad oma peegli ja paned mulle selle näkku mingi, vaata, sa teed seda selle pärast, sa teed seda praegu kättemaksus. Jaa, me ei tee kättemaksus midagi. Ma vahepeal teen. Ei tee. Ma vahepeal ühe asja teinud, tead küll. Sügisel. Tead, mis sa ei peagi meelde, et ma olen literally busy with your own life. Reaalselt ma ei mäleta enam, ma ei mäleta neid asju nii palju. Aga sellest pildimisest rääkides, see on ka minu, mitte üks suurimaid hirme, sest nagu meestega ei tohi nagu hirme olla, vaata, sa lihtsalt valid nagu selle parima ja vaatab jooksvat. No ei tohi olla, aga eks nad ikka tulevad selles suhtes. Viskab peale, vaata. Mul on 2 tükki. Esimene on see, et nagu... Meest või? Mida? 2 meest või? Või mis seda ei kuule, 2 hirmu. Üks on see, et ongi, et miks seda mitte teha, et kui sa oled koos mehe potentsiaaliga, siis ma lihtsalt kunagi lugesin ühte sellist asja, kus oli, et nagu naine oli mehega koos, kui tal umbes ei olnud mitte midagi. Ja siis ma olen näinud ka ja nagu vaata roti puhul näiteks on ju, tead, keda ma mõtlen roti all. Jaa, ma ütlesin kohe, et ta on vaene. Oota, ühesõnaga, et mis oli probleem on see, et sa võtad selle nagu ilusa, toreda naise, kellega sa pildid ennast nagu üles vaata. Ja siis sa ikkagi lähed, you go after the girl who you actually want. Ja sa lased selle naise üle ja ta on andnud sulle oma kõik ilusamad aastad, oma toe, oma mis iganes halvimal juhul ka pool rahast. Ja ta vahetab sind välja niimoodi, et sa oled nagu 10 aastat vanem tühjade kätega ja pildisid mingit meest. Ja siis tuleb mingisugune minusugune bitch, on ju, sorry, ja tuleb ja lihtsalt võtab selle mehe, kui ta on valmis. See on nii nõme, aga miks nii see on nii nõme ja mehed teevad nii. Ma ei läinud sinna selgelt, on ju. Aga see on see, mida tegelikult mehed teevad. Ja mis te arvate, et see mees, ta võis olla selle naisega koos olles nagu meeletult hooliv, tore ja ma nägin neid pilte nagu ise ka.
lilled, värki on ju, kõik nagu unistused annad sellele naisele ja sa teed talle ikkagi niimoodi. Aga nad täna on koos ikkagi selles suhtes, et kurat, ära rohkem räägin. Ma räägin üldisest meestest. Üldiselt nagu sellist asja juhtub väga palju tegelikult. Ja see on asi, mida ma reaalselt ei taha teha, nagu, et ma mulle üks mees ütles telefonikõnes ka mingi oktoobris, et let's build together. Ei. Ühesõnaga, nagu pildimine on väljas. Minu argumentatsioon oli siis selline, why would you never build a man? Inimene, kes siis siukse slogani pani oma pildi pealkirjaks. Tegelikult see slogan oli üldse lambist kusagilt võetud. Ma võin olla mehega, kui ta hakkab ennast pildima, sest sa võib 30-ndades ka ennast hakata pildima, kui sa juba oled kusagile jõudnud. Stardipunktist. Asi sõltub stardipunktist. Ja, aga sa ei never ei tea, et ta mingi 10 aasta pärast jätab sind. You never know. Ja sa ei saa minna suhtesse nagu siukse mõttega, et ma olen taga kõrval, ma toetan teda kõiges, mis ta teeb, aga võib-olla ta 10 aasta pärast jätab mind. Ja või karta seda, et see 10 aasta pärast juhtub. Lihtsalt ma ütlen, et nagu see võib juhtuda. See võib, aga sa peadki olema kui sa samal ajal ise ennast naisena ei pildi. Aga sa peadki samal ajal pildima ennast, et kui mees sind jätab, siis you are your own person, sa saad hakkama. Nagu kui mingi teine tibu tuleb, võtab su minut ära, I'm good, I don't want that. Nagu, sama, järelikult ei ole minu inimene, võta isiklikult seda ongi, nagu. Ongi, sest mina saan oma asjadega hakkama, ma olen õnnelik. Et selles suhtes, et isiklikult sellised asju nagu mina ei võta väljatud see viimane kunagi. See, kes trammiga sõidab. Kellega ma olen ka suudelnud. Jaa. Sorry, ausalt, see on nii jube. Mul on suva. On ja. Ei, Savi, ma isegi ei mäleta seda. Ühesõnaga, las see olla. Jaa, see ei ole. Okei, see ei ole ka nagu, võib-olla ma ka üritan praegu selgeks teha ühe mehe puhul, et nagu ma tahakski teada, mis see stardipunkt minu jaoks on, et mis tal peaks olemas olema, et ma oleks nõus nagu avalikult ennast ühe mehega siduma. Sest kui ma annan talle selle kuradi PSA-s ära vaata. Ma arvan, et kõige olulisem on austus. Kõige olulisem. Et kui mina midagi nõuan, siis need ei ole füüsilised asjad, vaid see on austus. Ja sa pead tundma ennast nii tahetuna, et mitte kordagi päeva jooksul sa ei mõtle, kas ta päriselt hoolib minust, kas ta päriselt armastab mind, kas ta päriselt tahab minuga olla. Et kui sa ei mõtle enda peas selliseid mõtteid, nagu negatiivsed mõtted ei jõua sinuni, siis see on õige inimene. Mina arvan niimoodi. Kui sa pead korraks ka nagu kahtled selles, kas asi on õige või kas tema on õigete põhjuste pärast nagu koos, siis on juba vale. Saad aru, esiteks ma ütlen, et nagu me räägime sinuga vaata nii päriselt praegu. Ma ütlen tõesti, et ma unustasin kaamerad ära praegu ja mul on nii tore nagu actually rääkida sinu kui sõbrannaga. Ja nagu you are so right. Arvestame juurde selle, et mul on nagu extreme amount of trauma, kuidas üks mees mind ju nagu reaalselt forever dying on that hill avalikult ära kasutas. Et ma kardan seda iga mehe puhul nagu nii väga. Et see nagu ükskõik kui palju ma kordi teraapias istujana räägin seda, see on nagu in my core Eesti rahva ees nagu sellist asja läbi elada. Piinlik. Ma ei ütle piinlik, ma ütlen valus. Tema puhul on piinlik. Jah, mul oli valus ja see ongi nagu lihtsalt ma arvan, mis on kõige olulisem on more time. Kõige olulisem on ja hiili ennast ära, tee ennast korda, mitte see, et sa oled katkina, sa lähed teed teisi inimesi veel rohkem kui et hurt people. Et kui sa tunned, et sul on ikkagi mingisugused traumad ja tunned, et pole päris nagu korras, siis pole mõtet. Selle vahega, et nagu ma tunnen, et ma olen piisavalt nagu omadega reel ja arvan, et nagu ju siis võib olla nagu vale mees ja ma ütlengi, ma ei tea seda vaata, õige või vale. I literally don't know that ja nagu aeg näitab. Let's find out, sest sama ja sellel ongi rahulik nagu deitimine ja näiteks mis veel nagu miks mehed tahavad nagu nii kiiresti kohe kuidagi nagu mingi suhtesse minna? Mida see annab neile? Ma arvan, et nad ei tahagi siin päriselt nagu, nad ei taha päriselt kiiresti suhtesse minna, vaid nad tahavad kätte saada ja seda on nagu mingi pai. Siia, ja. Sest kui mees sind nagu päriselt tahab ja näeb nagu päriselt ennast sinuga, siis see on minu arvamus ja minu kogemused, siis ta ei ütle sulle 2 nädala jooksul, et ma armastan sind, ma tahan sinuga abielluda, ma tahan sinuga lapsi saada, ma tahan sind oma vanematele tutvustada, on ju, et me oleme mingi igavesti koos, sa ei tunnegi mind. Sa ei tunnegi mind. Sa ei tunnegi mind, just. Et kuhu sul kiiret on? Nagu kuhu sul kiiret on? Meil ei ole mitte kusagile kiiret ja õpi tundma mind, käime teitimas, too lilli, on ju. Mitte kohe see, ma armastan sind, ole vaid. Mida sa oled? Kuidas sul enda suhetega läheb praegu?
ei lähe. Mina olen värske vallaline naisterahvas. Ma ei taha mehi. Ma ei taha naisiga. nagu, mis mõttes ei taha mehi? Mina ma olin ka selles faasis ülipikalt. Ja aga point ongi selles, et ma ei tahagi neid praegu. Ma ei taha mitte kedagi praegu näha. Mulle meeldib. Sellistele naistele kohe saadab jumal mitu meest kohe. Mulle ütles eile üks sõber samamoodi, käisin naabrimehe juures dinneril ja siis ta oli ka mingi, ma tean seda juttu, sa ei taha kedagi, vaata 2 nädala pärast oled koos kellegagi. Ei ole kindlasti. Oota, Pille, räägime veits sinust ka. Kust tuled üldse? Ma tean nagu. Lõuna-Eestist. Tartust ja Võrust. Ma olen räme maakas. Ma olen siiamaani maakas. Kallasin eile veiniklaasi niimoodi täis, et šampaklaasi kallasin üleni ääreni täis ja siis sõber oli ka mul mingi, kes see teeb nii nagu? Ma olen maakas. Ma ei tea. Aga ühesõnaga, sa tausta mõttes siis oledki Võrust, on ju? Vahepeal elasid Tartus? Ma olen tegelikult originaalselt ikkagi Tartust ja kui ma mingi 13-14 sain, siis ema vedas mu Võrru. Ja siis sealt kolisin Tallinnasse. Milline nagu lapsena sa olid? Sest minu arvan, kõik praegu tajuvad ära, et me oleme hästi sarnased inimesed. Mis on nagu see mingi coming story oli nagu? Kusjuures nagu päris ausalt, ma olen nüüd mingi septembris lõpetasingi mingi psühhiaatrite ja psühholoogide vahelt käimise, sest ma olin ise hästi katkine inimene. Ja me proovisime seda seanssi, kus ma pean oma lapsepõlvest rääkima, ma ei mäleta. Ma lihtsalt ei mäleta. Kusjuures see pidi olema mingisugune traumarespons. Võib-olla. Aga kus sa selle julguse ja nagu selle ülbusest? Ma ütlen, et nagu tänaseks ma arvan, et nagu kõik, kes vaatavad meie podcast ja näevad mu Instagrami, on see, et mu ümber on nii sarnaste väärtustega naised. Ongi põhimõtteliselt nagu iseenda pildimine, glowing up your whole life, haridus, sport, karjäär ja mehed on nagu alati tore kirst tordile lisand. Et me oleme hästi nagu sarnaste nagu väärtustega inimestena nagu hästi sarnaste väärtustega. Iluasjad ka muidugi. Aga see julgus on minu meelest see, mis on enamik naistel Eestis puudu. Mu küsimus sulle, kas see julgus peab olema lapsest saati, et sa oled nagu see, et kuradi mulle ei ütle midagi või see kasvab? Ei, seda kindlasti ei olnud mu lapsena. Seda ma vähemalt tean, et see hakkas see julgus ja see ülbus hakkas mul tulema mingi, ongi mingi täiskasvanu jaos, mingi 22 pluss. Siis kui nägid, et lähed peale kõikidele, jah? Ei, siis kui sa hakkasid aru saama, et mehed sõidavad lihtsalt üle nagu suvalt, siis hakkas nagu tulema see, et kui sa ikkagi saad nagu konstantselt jälle haiget, sa väsid ära lihtsalt ja sul ongi nagu see fuck everyone ja fuck everything mentaliteet. See ongi intelligents, see on konkreetselt, see on sinu IQ ja intelligents, mis on toonud sind sinna, et sa nagu käid ka ülikoolis, et sa näed, et kui sa kogu aeg oled nii fucking mõistav, see kuradi understanding girlfriend, siis ongi, sind lihtsalt kasutatakse ära, saad haiget, proovid kõige mõistlikuma kuradi healthy way ja siis oled ikka seal kohas, kus nagu you get hurt all over again kogu aeg nagu. Ma ükspäev just nägingi ühte videot, kus näitaski, et kui sa oledki selline understanding ja nunnu ja siuke nagu suhtes oled selline hästi pehme pool, siis sa saad haiget, sinu sõidetakse üle, aga gold diggerid ei saa kunagi haiget. Never, ma räägin, ma ka switchisin mingisugune, ma ei mäleta mitu aastat tagasi nagu, ma literally switchisin ja ma võin öelda, et mida räigem mõrd ma olen, seda kallimad kuradi kingitused, seda suuremad sõnad. Aga kui ma olin reaalselt see understanding girlfriend, niimoodi, et mu mees elas Arukülas. Reaalselt tal ei olnud, kuna ta lekitas mu avalikku pilti, Zoomi reaalselt, I will sue you back, siis tal ei olnud ei tööd, juhi lube, tal oli ainult oma suur süda. Sa ei kujuta ette, kuidas see vend mind üle lasi nagu. Ja siukest tänavakassi sa tahadki lambist hoiad nagu. Ja ma maksin seda aru, mitte et ma ei maksnud pooleks, aga mina maksin korteri. Ma ootasin, kui ta oli kaitseväes ja ma olin reast mingi in it with my whole heart versus nüüd, kui mul on olnud need mehed, kes on olnud rikkad, on ju. Esiteks ma olen neile otse öelnud, sorry, mul on mingi 3 tüüpi veel, ma olen alati aus vähemalt. Okei, tegelikult alati ei ole. Aga ühesõnaga, mul on veel kuradi mis iganes asjad toimuvad. Mind ei huvita nii, ma tahan lilli, ma tahan neid. Mitte ta isegi ütlen, et välja selle, aga nad lihtsalt nagu näevad seda. Mu elu on 10 korda lihtsam. Sa ei pea ütlema, miks sa peaks üldse mehele ütlema, et ma tahan lilli saada? Ongi mees. Sa oled mees. Jah. Sa oled mees. Mitte nagu see, kuidas ma üks päev küsisin ühelt, et kas sa teed kõik selleks, et ma oleks õnnelik? Ei no, mõistlikkuse piirides ikkagi. Bro,
mõistlikkuse piirides või? Vot, kes see vastab üldse nii? Ma ei tea, valeta siis mulle, ütle jah. Sa ise küsisid või? Ja ma ise küsisin. See oli õige tegu või? Jaa, mul on vahepeal mingi huiamise tuju ja siis mul on vaja siis küsida nagu suva inimest. Ja siis mul on vaja küsida sellise küsimusi. Ja see on need on huiamise küsimused, see ei ole päriselt, ma ei taha päriselt. Testid või? Ma kujutan ette, kus mingid healthy coachid vaatavad kõik, kus mingi, vaadake, kuidas 2 toksik inimest mingi. Olengi toksik. Sama. Nagu toksik, et tugevad nartsissistlike kalduvustega. I literally love myself nagu. Ma armastan ennast. Täiega. Oota, räägi mingit kasulikku juttuga. Aga miks ma ütlen, et nagu see, et I love myself to the core toob sind sinna, et sa oled reaalselt õnnelik. Ma ei tea, miks, aga see toob päriselt. Understanding girlfriendid vahetatakse toksik ekside vastu välja. Ja kui sa armastad ennast, siis sa tõmbad ka ligi inimesi, kes sind päriselt armastavad. Sest nagu kui sa ennast ei armasta, siis kuidas teised sind peaksid armastama, eks ole? Jah, et see on juustune küll, aga nagu tõesti... See on väga juustune, aga sellel on tõe põhjal. On ja sa sead nagu mingisuguse, vaata igaüks määrab enda väärtuse ja määrab enda hinna ise. Näiteks nagu ma ka ütlesin siin paar päeva tagasi, et kuuled, sa üritad praegu Ferrarit saada Peugeot hinnaga. Konkreetselt, ta oli mingi, et aga nii on ju umbes, et aga nii on ju mul alati olnud. Ma ütlesin, et sa ei ole minuga koos olnud, mind ei huvita, mis sul on alati olnud. Nagu minu jaoks on nagu need asjad. Nagu reaalselt. Ma ei mäleta isegi, ma ainult vaidlema kogu aeg. Ja, mul on ka siuke tunne, et sa muud ei tegi. Super advokaat. Mina või? Jaa, tulevane. Kuuled, 2024 mõtlesin endast välja tsitaadi. Ärijutud on eelmäng. Ma mõtlen, vaidlemine on eelmäng. Yes, me saan tagasi. Oota, meil on Instagramis. Missionary, so we can argue. Nii, oota, meil on küsimused ka Instagramis, mis on tulnud. Täitsa lõpp, ma tahan seda aega teha sinuga. No. Täiega mõnus. No. Ma pean reaalselt minema eksamile lihtsalt mingi 2 tunni pärast raused ja siis rooli. Kuhu ma ei lähe täis peaga? For fuck's sake. Oota, ei, see on ema küsimused. Isse mul tuleb ema siia. Nii, oota. Mida ma tegema peaks, kui mul on boyfriendil kogu aeg tujud? Leave him. Jaa. Literally. Mine. Mis tujud? Ma ka aru ei saa. Mis naisenergias jälle see mees? Täiesti, mõtlesin sama asja. Täpselt, täielik naisenergia. Printsess. Sama, iga ütle mehele kunagi, okei, printsess. Ma ütlen kogu aeg. Aga samas teed, kui sa teed neid maha. Aga ma ütlen kogu aeg, nende jaoks on see nali. Minu jaoks on see, kui sa teed mehe egole nagu päriselt haiget, vaata, siis ta hakkab sind vihkama ja siis you lose all the power. Ma olen ise näinud seda, et ma ei tohi nagu maha teha. Ma ei tohi nagu minna üle piiri. Aga kus need piirid on? Mõistlikkuse piirides. Nii. Sinu parim suhtenipp, et oleks harmoonia kodus. See küsid pimedalt värvilisuse kohta. See oli lahja metafoor praegu, mul on pokal sees ka. Et oleks harmoonia või? Ma arvan, et mõlemal peab olema hästi palju nagu oma tegemisi. Tegelege ise endaga, sest sa ei saa kogu aeg kodus vahtida tõtt üksteisega. Kallis, absoluutselt sinuga päri. Oma elu, oma sõbrannad, oma tööasjad, oma kooliasjad, oma sporti, mehel samamoodi. Oma hobid, oma sõbrad. Ja mees võikski enamik aega olla literally tööl, sest et nagu mul on kallis maitse. Literally. Ja üldse, kui mehed avaldavad liiga palju arvamust, nagu why bro, nagu go to work. Õnneks mul ei ole ühtegi sellist väga olnud, sest minu jaoks sellist, kes avaldab liiga palju arvamust. Ma ei tea. Kui meest ei võtse suu lahti, ma ei kuule midagi. Mul tuleb kohe haik. Mul tuleb kohe haik. Ma ei saa. Ei päriselt, aga ei päriselt see on niimoodi, et nii kui ma saan mingi tüübiga tuttavaks ja ta kohe nagu mingi targutab ja tema on kõige targem inimene ruumis, sest mul võtab seksi isu ära selline asi. Ma väsin ära. Ja see on teiseks see, et kui ma ei küsi nagu milleks sa arvamust avaldad, vaata. Isegi kui ma küsin, vasta mulle lihtsalt mingi lühilause. Kõige ilusam nagu. Ja mitte ära hakka seletama. Analüüsima nagu mingi kursed. Ja ma ei vitsi. Sama. Kui ma just ei tahagi sinuga reaalselt istun maha ja tahan arutada mingisuguseid asju, siis ei. Sama. Ja sõltub, mis teemal ka vaata näiteks, kui on nagu, kui sa oled mehega seotud äriliselt, siis on tema perspektiiv ikkagi võib olla nagu asjakohane, eriti tal peab olema reaalselt nagu välja teeninud selle, et tal on õigus arvamust avada, ta peab olema minust selles mõttes rikkam, edukam või ma ei tea, rohkem õppinud. No üldjuhul peaks olema küll, jah. Jah, sama. Aga oota, mis see harmoonia? Ma ütleks ka et et sa oled sa saavutadki selle ise endaga kontakti ja harmoonia. Et suhtes, ta olete küll suhtes,
aga your own person. Jaa, täiesti. Mõnus. Mehega kooselu. Mees maksab kõik arved. Naise raha, naise oma. Mehe raha ühine. Ilus. Kas see oli küsimus või see oli... Ma arvan, et tahtsid lihtsalt konstateerida midagi, mis on hästi õige. Ei, see on õige. Mis sa arvad situationshipist? Never happened in my life. Mis asi see on üldse? Äkki see, kui sa käitud mingi üksteise juurde ööseks ja aga nagu avalikult koos ei ole või? Vist võib olla. Ma panen mehed sinna kasti tavaliselt. Ma ei teagi ausalt öeldes. Ma tean, mis asi on talking stage. Situationship tundub see, et nagu, mis on niimoodi, et tead, mis võet, emmal kummal on see, et ta tahab hoida nagu oma options open ja siis käib manipulatsioon. Aga teistele ei taha ka anda. Jah, ma arvan, et meie ajal millennialite jaoks on see fuck buddy. Jaa. Low-key. Jaa. Isiklikult ei ole vastu, on olnud olukordi, kus ma ise tunnen näiteks, et nagu nagu loodus kutsub, aga ta ei meeldi mulle vaata. Et ma ei lähe, kui PSA ei lähe selle vennaga avalikult välja. No sina jaa, sa saad PSA, aga teised ei ole. Aga sellest on hästi kahju. Reaalselt. Ei, ma oleks tülli kõikide nendega. Kumb pool sa oled selles suhtes, et kas sa oled see pool, kes võtabki seda teist inimest lihtsalt kui seksobjekti ja I'm keeping options open või sa oled see inimene, keda võetakse kui seksobjekti? Ei, seal ei tohi olla. Seal ei tohi olla reaalselt mitte ühtegi sekundit ka ja pole ise kunagi olnud ka seal, valetan ühe korra. Vahepeal on võib-olla vaja, olenebki, kui sa oled näiteks mingi värskelt tulnud kusagilt suhtest või ma ei tea midagi sellist. Seda, aga ikkagi ma ei suudaks, et see teine mees või teine pool õigemini ei taha mingi hulluks mind. Nagu ta peab nagu tahtma mind. I need my men to be obsessed with me. Või ma ei taha sind. Ja muidu ma ei saa nagu. Mul on selline tunne, et nagu kes mis ma pean sul ise kirjutama? Või miks sa, mis? Sellest ma ei saa. Ma olen kindlasti, ma ütlen ka, et ma ei ole tavaline. See on generatsiooni vahe tegelikult täiesti. Siis need täna need 25-asse kutid, ma ei pane teid kõik ühte patta, palun, ma ei taha saada puid pärast ja cancelled, aga nad käituvad täiesti teistmoodi kui need 30 pluss mehed tegelikult. Nõus. Sest nemad ongi... Kurade, 40 pluss mehed on veel paremad. Sest nemad ei taha saada lilli, nad tahavad sulle tuua lilli. Just. Aga need noored, nad ikkagi üldjuhul, ma arvan, et 10 aasta pärast on juba fine, vaata, siis ma vahetan, teen selle switchi, vaata, et siis lähevad nagu nooremad mehed käiku. Samas nagu praegu Jimis vaatan juba need 2-3 aastat nooremad nagu mingi... Nad võivad kenad olla, on ju, aga don't do it. Mulle meeldib nii vanemad mehed. Jaa, õige. Sama. Mis on kõige suurem vale, mida oled suhtes öelnud? No ma petnud natukene. Saga või? Ei. Aha, õige. Lähme edasi, ma ei taha kellegi laiget teha praegu. Okei, siin on väga head küsimused too. Okei, siin küsitakse mingid neid asju. Siin on mingi üks kuulut, mida inimesed siiani ei tea, kas on tõsi või mitte, üli hea, et ei teata. Sest ma ise pole kinnitanud, vaata. Oota, ma võtan viimase küsimuse. No võta. Mis on kõige olulisem õppetund, mida oled suhetest saanud? Kurat, nii lai küsimus nagu. Kõige olulisem õppetund võib-olla ongi see, et ma olen liiga kiiresti usaldanud inimesi, liiga kiiresti lasknud ligidale. Täna enam ma ei tee seda viga. Aga miks sa seda tegid, oli see, et sa vajasid midagi, mida sa ei osanud endale ise anda? Just. Ma nagu meeleheitlikult otsisin mingisugust väljapääsu. Et kindlasti see. Sa sõnastad reaalselt nii hästi nagu niimoodi, et kui ma jõuan küsimuse ära küsida, sa vastad juba midagi sellist, mida ma vastaks ise ka. Ja ma olen täiesti nõus, ongi olnud kiirustamine ja siis on selle kiirustamisega, et kaasneb see sama nagu ärevus. Lõpuks läheb see asi niikuinii kas hapuks või lappama ja sa raiskad nagu lõppkokkuvõttes veel rohkem aega. Et selles mõttes nagu ma ütleks, et hiili ennast mingi 80% vähemalt ära nagu ja siis mine nagu taidlema. Ja üheski suhtes, isegi nagu sõprussuhetes, romantilistes suhetes liiga kiiresti inimesi usaldada on no-go. Sa pead õppima inimest tundma ikkagi selles suhtes. Mina siinkohal saan öelda seda, et näiteks sinuga, Adrianaga, Kristliniga, Keidiga on samamoodi tegelikult. Ma tundsin esimesel õhtul ära, et you are the ones for me. Mäletan, me panime ühe peo ja ma ütlesin sul autos, et nagu reaalselt ma tunnen ära selle inimese. Jaa, mu vend oli roolis. Mina ta ei ole roolis. Sama. Frank on kena. Frank on fucking haigelt kena. 10 aasta pärast Pille. Ta on 19. Ja ma räägin, kui Adriana tuleb 19 ja vend teeb peast lihtsalt. Aga et mina tundsin esimesel õhtul kohe ära.
et nagu siin on mingisugune klapp, vaata, kuuledki mingisugused väärtused, kuuled ära mingid võtmesõnad, et et Pihv räägib nagu karjäärist, ülikoolist nagu näeb hea välja. Ja sellest, kui kuiv su nahk on. Sellest ma sain, pluss ta julges mind sõimata, mis on tore, et ma tahan alati nagu muutuda paremaks. Ja tegelikult see esimesed 3 tundi annab küll selle kätte, et millise inimesega tegu on. Samamoodi ma näen kas või su riietest ära, su meigist, su nagu energiast, sellest, et kas sa oled ka see, who likes to party on ju. Et mul oli küll kohe sinuga nagu äratundmine ja teistega ka. No kui sul on see äratundmine, aga ongi, kui sa pead nagu natuke... Mehega on teine vaate ka, võib-olla. Mehel ei ole väärtust. Seda muidugi. Seda muidugi. Kuna inimesed näevad, et me oleme lähedased, siis kindlasti nad tahavad teada ka seda, et kas ma olen päris elus teistsugune kui kaamera ees. Korra minu nartsissisti minutit, siis räägime kohe sinust edasi, ma luban. Ma kiidan. Ma selles suhtes, et ma ei tea, ma ei ütleks, et sa mingi täiesti teistsugune. Sa oled nagu veits nagu hull oled sa mõlemad pidi, et nagu eraelus kui kaamera ees. Aga üks asi, mis ma nagu ütlen lähedastele, kes on mingi, oh my god, sa pidid teha sõbranna või ja nii edasi. Lõuga pane. Et siis ma ütlen ka, et näiteks need artiklid ja kõik, mis on, et kuidas sa mingi purjus peaga oli toolis ja siis sa mingi, ma ei tea, varastad ja mis iganes on. Ma olen in real life kõrval olnud ja tean, kuidas need asjad tegelikult olid. Et see on küll nagu 2 seriast, millest inimesed peavad aru saama, et see, mis meediast läbi käib, ei pruugi olla absoluutselt. Täpselt see, kuidas meedia vahendab ja kuidas ongi nagu 10 aasta jooksul nagu minu maine, kuigi ma olen selles mõttes alust ka andnud, ma ei ole nagu puhas printsest, ma olen skaalal, vaata selgelt nagu, ma olen erinevatel skaaladel. Aga nagu see, kuidas see meedia on võimendanud seda kõike. Et see on jah nagu... Sest ega ma ei varja, ega ma ei olnud ka sinust varem üliheal arvamusel selles suhtes, sest ma ei tundnud sind. Aga meedia söödabki sulle seda ette, Brigida seeb seda, teist ja kolmandat, on ju, ta ongi jube halb inimene. Ja just, kõikidega tüli. Ja ei ole, sa oledki nagu crazy, outgoing, aga sul on süda on ülihea koha peal. Me kõik oleme vigu teinud selles suhtes. Me kõik oleme vigu teinud. Me kõik sööme seda suppi, mis me oleme kunagi teinud. Sul on ka hea süda ja seda ma saangi võib-olla öelda oma nagu sõbrannade kogemuse lõpetuseks, mis mul kunagi juhtus, on see, et mitte kellelgi neist ei olnud hea süda. Ja minu jaoks ka nagu meeste, naiste suhted, ka vanematega suhted, kõik baseeruvad, kogu see nagu krempel baseerub sellele küsimusele, et kas sellel inimesel on hea süda või mitte. Ja kohe, kui ma näen, et tal ei ole hea süda, siis on reaalselt run. Ja näiteks ongi vaata Roti puhul nägin ära. Kohe instant blok peale nagu. Ja selle praeguse tüübi, rääksin välja, sorry, praeguse tüübi puhul ma ei ole veel kindel. Aga nagu ma ütlen, et mulle tundub, et on. Sa pead ta ise nägema. Ma tean, jah, selles suhtes, et mulle on ta jätnud pigem sellise mulje. Aga ma olen temaga teinud ka meediat, vaata. Ma olen temaga teinud meediat, ma olen vahendanud seda kõike nagu. Eks näis, ära kiirusta, ära armu. Never. Kuuled või? Ma panen juurde sulle oote. Ma mõtlen, sest lihtsalt nii hea podcasti see oli, et ma ei kujuta ette, kuidas seda kõike kokku võtta. Nagu... Eks aeg näitab. Kuidas me selle kokku võtame? Ma võtan mingi viisaka lausega siis või? Kaua me teinud oleme? Täitsa lõpp. Nii, ühesõnaga, kallis Pille, aitäh sulle tulemast, nagu palun tule veel. Ma ütlen sulle päriselt, kallis inimene, sinu koht on meelelahutusmaastikul. Nagu põhjus, miks ma viitsiksin meelelahutusmaastikule nagu tagasi tulla ja nagu üritustel käia on see, et ma tahan, et meie nagu tüdrukute seltskond saaks nagu, et te saaksite minu kaudu seda nagu tähelepanu ja nagu oma põhimõtteid jagada, sest you fucking deserve it nagu. Täiega. Love you. Love you. Palju õnne. Palju õnne. Perekonna õigus. Palju õnne. Panen teile ära selleks, ma ei tea. Sul ei ole muud varianti.